mis täna? Pidi ju fännipäev olema. Kus fänn on? Ja täna tõepoolest on meil siis fännipäev. Meile tuli väga palju pakkumisi erinevaid, mida me võiksime fännipäeval teha. Me ei tee mitte kunagi mitte ühtegi vahukommi challenge'it. Palun saage sellest aru, see on eilne päev. Aga sellest kommentaarides oli meil vahva niukene olukord, kus pakuti, et me võiks teha 9. klassi kontrolltööd. No tegelikult pakuti, et 9. klassi lõpu kontrolltööd või mingit asja, aga see läheks natuke liiga mahukaks, et me võtame siis Liina. Meie siis kõige lähema fänni on ju. Jah, kõige lähedasema fänni. Suurema fänni. Ja kes on ette valmistanud meile siis 9. klassi 6 erinevast ainest, 6 erinevat küsimust ja siis meie Martiga peame olema targad, viisakad poisid, pastakas kätte sulle ja peame need kontrolltööd ära lahendama, nii et aga bring it on, Liina. Ma loodan, et need tõesti on kõik 9. klassi omad, need on need, mis ma internetist leidsin siis. Matemaatika on esimene siis 2 korda x ruudus pluss 5 x-i miinus 3 kordub 0. Mis siin üldse tegema peab? Mul nagu, ma ütlen ausalt ära. X-i pead ära välja arvestama siin. Palju x on või? Ja Ükstas kõik. Kuidas sul mataga oli? Seda ma oskasin, ma mäletan seda, see on ju see ei, see on see AB ruut, midagi annast asi. No minust on ju vastus välja pandud, 0 on ju vastus ju nagu, mis. Aga nagu sa pead teidma vaata x, käigu, mis on nagu siin peaks olema kirjas, vaata mis asi on x võrdub küsimärk on ju. Niiviisi, meil on 2x-i ruudus pluss 5x-i miinus 3 võrdub 2x-i ruudus, see on 2 korda 2 on ju, see on 4x-i või pluss 5x-i. Ei, ma ütlen ausalt ära, ma olen sündinud matemaatiline debiilik, et ma sain matemaatikast läbi tänu sellele, et ma oskasin mega hästi spikerdada. See oli mul ainuke lahendus, mille pärast ma läbi sain. Oot, siin on mingi valem, on ju Liina valem? Siin on valem. Siin on valem, ma tean seda, siin on valem, selles mõttes, et see on valem algab x, 1, 2 võrdub. Minge pekki. Siin on, jaa, see on kas pluss. Jaa, ma mäletan seda nüüd. Üks on plussiga ja teine miinusega lõpus on ju, põhimõtteliselt. Jah, ja ma ei mäleta seda valemit peast. Mida ma ei mäleta neid, põhimõtteliselt põhirõhk on selle, et kui sa matemaatikas kirjutad väga palju valemit, siis sa võid 1 punkti kuskilt ikka saada. Jaa, seda küll, seda ma mäletan, midagi ikka saada. A for effort tuleb sellest. Siis panin X-i, panin küsimärgi kirja. Aga mina võin kohe täis, ma ei viisi isegi mõtlema hakata. Mina panen siia lihtsalt endale ära kohe kirja selle, mis mina sellest matemaatilisest ülesandest arvan. Ja mis minu vastus on, see on suur rasvane küsimärk. No teeme oleme siin niisugused vaata nagu vahvad, vaata nagu X on siin. X põlsti ees. Lahend on teie ees. Kas sa teed nalja või? Issand jumal küll. See on see. Mingi ruutjuured, mingi võnjakid kõik. No mul tuleb see nagu. Muidugi, oota nüüd põhimõtteliselt, nüüd on ju väga lihtne. Miinus 24, viitsi. Ei viitsi, täiesti nagu. Ajalugu või? Rahvaste liit. Miks edukas? Millal loodi, miks ja kui edukas, ebaedukas oli, miks? Siin juba räägib ära selle, et see on aja, see on nagu oli on ja rõhk on nagu selle. Pärast esimest maailmasõda? Kas ta ei olnud pärast esimest maailmasõda või? Ta on ju mingil määral ikkagi ju Euroopa Liidu eelkäija, ei ole või? Ei ole, söekaevandajate liit oli Euroopa Liidu eelkäija. See, mis Inglismaal loodi, söekaevandajate mingi peeretab peas seal. Rahvaste liit. Ma annan vihje, ta loodi esimese maailmasõja lõpetanud Pariisi rahukonverentsi. Jaa, ma ütlesin, no oligi, pärast esimest maailmasõda. 14–18 oli esimene maailmasõda. 19 siis või? Ei, linnades siis käivad sellega 19 siis ja loodi selleks, et vältida edasisi suuremaid konflikte ja maailmasõdu. Ja oli väga ebaedukas seda, sest et tänasel päeval seda enam ei eksisteeri. Ja ebaedu põhjus oli ilmselt see, et üks hetk tuli Saksamaal 30ndatel Adolf Hitler, kes lahkus sellest liidust ja lõi selle liidu laiali. Põhimõtteliselt jah. Millest algas esimene maailmasõda, tead sa mäletad seda? Franz Ferdinandi tapmisest. Atendaat, täpselt. Bioloogia. Vihkasin ka seda ainet koolis, ei olnud lemmik. Nii, milliseid ülesandeid täidavad organismis toitaineid? Iga toitainet vajab elusolend mingiks otstarbeks. Valgud, süsivesikud, rasvad, vesi, mineraalid, vitamiinid. No valku on vaja lihas ehitamiseks. Süsivesikus on kiudained, ehk siis kiudaineid on meil vaja
selleks, et oota, milleks meil on vaja Q-taineid on meil vaja selleks, et organismis mingid asjad peavad ju normaalselt toimima tänu sellele, süsivesikuid on ju. Rasvad on selleks, et rasvad on vajalikud, aminorasvad on igasugused on olemas, head rasvad on olemas. Ma mäletan, et mingi asi transportis enam toitaineid. Rasvad transpordivad äkki. Ja transportivad toitaineid on ju. Vesi on vajalik, kuna inimese organism koosneb 90% veest, siis vett on meil vaja absoluutselt nagu kõikide funktsioonide toimimiseks. Organismil on vaja vett, et üldse nagu aju tööle hakkaks, et on vaja meile vett on ja vesi on kõige tähtsam. Väljutada mürke kehast. See on väga oluline, sest et neerud ju puhastavad ja uriin viib selle meil kehast välja. Mineraalained. Saame toitained. Me saame sealt toitained, aga järgmine on vaata vitamiinid, mis on nagu mineraalid ja vitamiinid. Teeme see vitamiinid juurde kirjutasime, et hea tuju oleks. Et hea tuju oleks, seda ja. Kivipites on mineraale, eks ole. No soolad, põhiliselt soolad on mineraalained. Soolad, jaa. Soolad. Aga mida see sool teeb sinu kehas? Sool annab sulle elektrit kehas. Tekitab elektrit, No sest nagu, ei tea, aga soolases vees vesi ju liigub on ja kui sul on kehas mineraale ja ajus meil ju toimuvad ju tegelikult keemilised protsessid ja seal on ju. Me oleme liiga kaugele. Elektrolüüsid prõks kokku, ehk siis soolasid on vaja selleks, et organismis toimuksid ja mingisugused elektrolüüdsed protsessid. Vitamiinid hoiavad süsteemi nii-öelda korras, et nad on mingil määral boosterid ja. Valgud on organismi nii-öelda peamine ehitusmaterjal vajalikud rakkude moodustamiseks. Mitte lihad. Süsivesikud on peamine energiaallikas, ehkki need pole nii energiarikkad kui rasvad. Rasvad on energiarikkad ained ning energiavaruna väga tähtsad. Vesi lahustab toitaineid ja kannab neid organismis laiali. Nii et rasvad nagu, te panite, et rasvad kannavad organismis laiali. Loob püsiva keskkonna ja kaitseb meid ülekuumenemise eest. Aga vesi väljutab ka mürke tegelikult on ju. Mineraalained on vajalikud keha normaalseks talitlemiseks. Ja vitamiinid on orgaanilised ühendid, mida inimene normaalseks elutegevuseks tingimata vaja. No ehk siis hea tuju saab sealt kindlasti kätte. Just. Millal aatom kiirendab kvandis? Ei, millal aatom kiirgab kvandi? Kiirgab kvandi. Mis asi kvant on üldse? Kvantfüüsikas on mingi väga mingi sügava. Kvant. Kas see oli jälle mingi, sa läksid mingi osakeste levelil allapoole vaata? Et veel nagu väiksemaks või? No ei võid mäletada. Millega aatom on ju ise juba jumala pisik. Jaa, aga sa oled võid minna veel osakesteks veel rohkem lahti sinna sissepoole. Tuumas oli proton, neutron ja see olid elektronid olid ümber, eks ole. Kvantam valgusosake. Ta kiirgab kvandi, aatom kiirgab, kui aatompomm lõhkeb, ehk siis aatom laguneb. Aatom kiirgab kvandi siis, kui aatom laguneb. Jah. Äkki? Make sense, ainuke asi, mis make ib sense selle. Aatomi lagunemisel tekib tohutult palju energiat on ja seal tekib nagu toorest jõudu ja seal tekib ju ka nagu meeletu valguse kiir on ja. Aatom kiirgab kvandi siis, kui elektron läheb kõrgema energiaga olekust madalama energiaga olekusse. Davai, panime täitsa puusse. Ilukirjanduse olemus. Ilakirjandus. Väga hästi, kuule, lähme järgmise juurde. Kohe näed midagi. Ilukirjandus ehk. Mis ehk? Raamatud. Ei no ilukirjandus on. Ehk proosa. Proosa, fiktsioon, ei proosa on ju luule. Ei, proosa on luule. Proosa on ilukirjandus, ehk siis nagu ilukirjandus alla lähevad ju enamasti romaanid nagu. See on palju raskem sõna, mida te otsite. Mis see peen väljamaakeelne kirjandus? B-tähega. B-tähega, ilukirjandus ehk botaanika. B-tähega. Anna üks vihje. E-täht on järgmine. Just tuleb L-täht. Äkki nüüd. Belgia? Ei, ma ei tea, ütle. Belletristika. Lõpusirgel olete. Kui lõpusirgel, meil on veel jäänud muusika. Muusika ajalugu. Rooma katoliku kiriku liturgilise laulu üldnimi. Sonata, passioon, Gregoriuse koraal, requiem. Aga nüüd peame valima õige või? Jaa. Mina ütleksin passioon. Gregoriuse koraal on mingi teine asi. Requiem for a Dream oli. See on film jaa. See on mingi film, aga ma mõtlen Sonata liturgilise laulu üldnimi. No kui sa seda ei tea, siis sa ei tea seda, sa ei mõtle seda. Oota, Rooma, kas Gregorius ei ole midagi Roomaga teatud või Sonata? No seal oli küll kunagi see. No sina teed passioon, mina ütlen Gregoriuse koraal. Nii. Martil on õigus. Õigus Martil jah.
loogika. Missa kolmas osa? Agnus Dei. Sanctus, Benedictus, Credo, Agnus Dei, Kyrie. Agnus Deid ma kuskilt nagu. Ma tean Sanctus Benedictust, ma olen kuulnud Credot, ma olen kuulnud Agnus Deid ja seda Kyriet ma ei mäleta. Mina paneksin Credo. Sest see kõlab kuidagi nagu. Kui see Küüri, ma ei tea sest mitte midagi, ma panen selle Küüri. Paned selle. Nüüd oli Lauri lõigus. Oli Credo jah. Midagi ikkagi meeles. Aitäh sulle Aime Kaarlep, et sa oled suutnud mulle sellised asjad pähe tampida kõik. Meie vist Marti 9. klassi lõpueksamitel täna põruksime nagu kolinaga. Kui külmad peale läheb. Täiesti jubedus oleks ja mina ei tahaks sinna mitte kuhugile minna, nii et ma tunnen teile väga kaasa selle algava kooliaasta puhul. Eerti neile, kes lähevad 9. klassi peavad eksamit tegema hakata. See teie, kes te olete 12. Teil on lebo. See ärge põdega üldse. See on täiesti mõõdetu. See on no stress, no brainer at all. Aga kuidas sul läksid üldse 9. klassi eksamid? Mäletad sa Marti? No sain ikka läbi. Sain ka läbi. Mul olid suht kehvad tulemused. Mul oli 2-4 ja 1-3. Ma saan ainult inglise keeles 5, muidu olid 3-4. Mul jäi geograafia eksamil jäi 0,5 punkti 5 puudu. Jumardati minu kahjuks. Nii et kui sina tahad, et sinul läheks edaspidi õpingule hästi, vajuta subscribe, vajuta like ka. Sest et meie kanal harib sind. Just. Ja meie näeme kohe varsti sinuga. Ja näeme sinuga juba näiteks homme. Nii et tšau. Tšau. Oli raske või? Mega. Tegelikult oli see.